tere tulemast minu kanalile kaardisõnumid hingele. Kalad, siit tuleb sinu tulihobuse aastasõnumid. Vaatame, mida minu kaardid siin räägivad. Mul on siin kaardid juba välja laotatud ja vaatame siis, mida kaladel on oodata siin 2026 aastal. Ja võta seda kui sellist meelelahutust, et ära võta seda kui puhast tõde. Sina ise oled enda elu looja, sina ise lood iga päev enda elu, enda mõtete, enda käitumismustritega, enda valikute, enda otsustega. Ja sa saad iga päev valida uuesti. Ja siin selle video lõpus on ka mul selline väike meelelahutuslik mäng, et sa saad küsida enda peas, enda mõtetes ühe küsimuse, mis on seotud ajaga, et näiteks millal mingi asi juhtub ja aset leiab sellel 2026 aastal. Et ma teen selle siis selle video lõpus siin. Ja hakkame siis vaatama siit otsast peale, et mida see tulihobuse aasta kaladele võib siis tuua. Ja esimeseks kaardiks tuli siin mõõkade kuningas ja see on selline vaimne selgus. Mul on tunne, et siin kalad sellel aastal hakkavad võtma vastu otsuseid sellise kaine mõistusega ja selliselt ratsionaalselt, et nagu emotsioonid jäetakse nagu tahaplaanile. Ja mõistus tuleb nagu esiplaanile. Mitte, et kalad muutuks nüüd nagu emotsioonituks või tundetuks, aga kuidagi jah, sellel aastal tahab nagu tulla esile selline mõistus ja nagu loogika rohkem. Ja selline vaimne selgus, nagu ma ütlesin. Ja kalad peavadki ka olema sellel aastal enda vastu väga ausad ja ka teiste vastu. Ja siis tuli siin kiire kaart, sauade 8. Kaladel on oodata sellist väga kiiret aastat, et väga palju sellist tuld ja tegutsemist ja energiat on tulemas. Väga kiireid arenguid, asjad hakkavad väga kiiresti juhtuma, liikuma, ootamatult, järsku. Väga kiirelt võib tulla erinevaid uudiseid aasta jooksul, sündmuseid. Vaja on teha kiiresti mingisuguseid otsuseid. Ja siis kaladel ongi vaja hoida seda fookust, et see nagu fookus ei kaoks ära, et mitte kaotada seda suunda. Ja ka reisimist on tulemas kaladel kindlasti. See on ka reisimise kaart. Ja need reisid võivad ka olla sellised nagu spontaansed või ootamatud. Et sellised jah, kiired ja ootamatud sündmused ja isegi reisid võivad tulla. Ja mõõkade 7 on järgmine ja see on selline nagu aususe kaart, et nagu ma ütlesin ka, et kalad peavad sellel aastal olema iseenda vastu ausad ja teiste vastu ka. Ja see kaart nagu natukene hoiatab ka, et ära jaga kõigile alati kõike kohe nagu välja, et hoia nagu midagi ka iseendale. Selline natukene nagu salakaval tuleb olla sellel aastal ja strateegiline. Et mõtle alati ette mitu sammu, et millal sa midagi teed ja miks sa midagi teed ja miks sa midagi ütled või millal sa midagi ütled või kas sa üldse peaksid midagi ütlema või tegema. Et väga tuleb nagu läbi mõelda enda erinevad sellised otsused ja tegemised ja käitumised. Mida sa siin sellel aastal ette võtad? Ja siis on siin selline ilus kaart nagu karikat 9, see on selline sisemise rahu kaart. Sisemine õnnetunne.
kalad võivad siin aasta jooksul leida sellise sisemise rahulolu ja sellise mingisuguse soovi täitumine võib ka tulla, et see on ka selline soovide täitumise kaart. Mul on tunne, et osadel kaladel võib siin mingisugune soov või soovid täituda ja need võivad tulla väga ootamatult ja kiiresti. Ja see kaart soovitab ka kaladel nautida elus selliseid väikseid õnnehetki, mis pakuvad sulle rõõmu ja rahulolu, et loo endale nagu igapäevaselt ise, sest sa ise tegelikult oled ju enda elu looja, sa saad ise enda elu teha selliseks, nagu sina soovid. Et paku endale neid väikseid õnne ja rahulolu hetki ja märka neid hetki. On selle kaardi sõnum. Ja siis selle rea siin lõpetab mõõkade 2. Mingi valik või otsus tuleb kaladel kindlasti teha sellel aastal. Miski, mida ei saa enam edasi lükata, on miski, mida sa oled siin edasi lükanud juba tükk aega. Ja midagi on, mida kalad ei taha endale tunnistada. Aga sellel aastal tuleb lõpuks sellele nagu otsa vaadata ja tuleb olla aus iseenda vastu. Ja tuleb kuulata enda südant ja ka mõistust, nagu ma ütlesin, sellel aastal. Ja vaatame, mida see teine rida räägib siin. Sauade 4. See on selline tore kaart, selline puhkuse ja ka tähistamise kaart, et võib tulla siin selliseid mõnusaid puhkuseid kaladel ja selliseid nagu koosviibimisi, tähistamisi erinevate seltskondade, kogukondadega, kus kalad tunnevad end nagu väga hästi, et nad tunnevad, et nad nagu kuuluvad sellesse kogukonda või gruppi või mis iganes seltskonda. Ja selline turvalisus ja toetus, et see kogukond või seltskond, kus kalad end leiavad, nad tunnevad end seal turvaliselt ja nagu toetatud ja nagu nad tunnevad, et nad on nagu mõistetud. Ja siis tuleb veel läbi sõnum, et kaladel on vaja tasakaalu sellel aastal hoida. Et kuna ma ütlesin, et tuleb selline väga kiire aasta selle sauade 8-ga, siis mul ongi tunne, et kalad peavad nagu õppima jagama enda energiat ja aega ja ressursse teadlikult, et mitte ennast nagu üle koormata, et mitte ennast nagu läbi põletada. Selline tasakaalu hoidmine erinevate eluvaldkondade vahel ja mitte minna siis nagu äärmustesse. Ja müntide poiss, mingi uus praktiline algus tuleb kaladel. Keegi võib alustada mingi uue töö või projektiga. Keegi võib midagi hakata õppima, midagi uut. Ja see on selline nagu väikeste sammudega järk-järguline õppimine ja kasvamine. Ja selline väga hea algus ka rahaliselt ja tööalaselt sellel aastal on nagu võimalus alustada millegi uuega kaladel. Ja siis väga huvitav, et tuli mõõkade 6, seda kaarti tuli väga paljudel tähemärkidel. Ja see kaart tuli ka selles esimeses videos, mis ma tegin, et mida toob 2026 kollektiivselt. Ja minu jaoks tähendab see
see on, kuidas mina neid kaarte näen ja loen. Võib-olla keegi teine näeb teistmoodi. Aga mina näen siin seda, et väga paljud kalad sellel aastal lahkuvad siit sellest riigist, nagu ma selles kollektiivses videos rääkisin, et väga paljud inimesed lahkuvad siit sellest riigist ära ja kaladest ka väga paljud teevad seda. Et toimub jah selline väljaränne, välismaale tööle minemine, elama minemine. Ja samas see kaart on ka nagu selline tervenemine. Et toimub nagu selline teadlik edasiliikumine kergemasse, paremasse nagu elufaasi siis. Et mingi selline vana raskus jäetakse maha, mingi selline vaimne raskus, vaimne koorem, mis on olnud siin kaladel. Ja kalad siis liiguvad nagu teadlikult paremate vete poole, nagu öeldakse. Ja väga paljud siis teevadki seda, et alustavadki uut elu kusagil mujal, kolivad ära. Et see ei ole selline põgenemine, see on selline nagu teadlik edasiliikumine. Ja viimaseks kaardiks tuli siin selline nagu perspektiivi muutus. Kalad võivad siin hakata vaatama enda elu teise pilguga, teise nurga alt. Ja see kaart nagu soovitab ka siin kaladel lasta lahti sellisest kontrollist. Ja on vaja nagu vaadata asju teistmoodi, läheneda teise külje alt. Selline nagu ka elu usaldamine tuleb läbi siit sõnum, teadlik alistumine. Ja selline vaimne ärkamine võib ka toimuda väga paljudel kaladel sellel tulihobuse aastal. Et kui kalad julgevad olla ausad iseenda ja teiste vastu ja teha valikuid ausalt iseendale otsa vaadates, siis kalad sellel aastal leiavad sellise sügava sisemise rahu ja vaimse tasakaalu. Ja kui kalad suudavad ka sellise tasakaalu enda elus nagu hoida, et mitte minna äärmustesse, siis samuti see toob sellise sisemise rahu. Ja jah, nagu ma ütlesin, et toimub selline tervenemine ja mingi vana asja maha jätmine. Ja paljudel juhtudel on see siis nagu ärakolimine. Ja tulihobuse aasta tõotab tulla selline väga kiire, et ole siis valmis ootamatusteks muutusteks. Aga nagu ma lubasin, siis teeme selle mängu siia lõppu, et mõtle ühele küsimusele, mida sa tahad küsida selleks aastaks, et peab olema siis seotud mingisuguse ajaga, et millal miski juhtub ja aset leiab sellel 2026 aastal. Ma segan neid kaarte siin ja vaatame, mis sõnum siit kaladele tahab tulla selleks tulihobuse aastaks. Nii. Aha, üks kaart tuli. Ma segan veel natuke, võtame ühe. Okei, siit tuli rohkem. 3 kaarti. See esimene kaart oli selline natuke teistsuguse sõnumiga, mitte nagu ajalises mõttes, aga hakkame siit otsast peale vaatama.
siis tuli selline huvitav sõnum, et kellegiga võib olla mingisugune, see nagu partnerluse suhete kohta siis, et kellegiga võib olla mingisugune keemia omavahel, aga ajastus või aeg on nagu väga halb. Ma ei tea, kellelgi suhete osas tuleb siit läbi selline sõnum, et selle aasta jooksul võib olla midagi, mingi selline teema, et kellegiga võib olla väga tugev keemia või tõmme, aga see aeg ei ole nagu sobiv, et seda suhet nagu luua. Ja siis on selline sõnum, et aeg on nagu jäätunud või külmunud. Väga huvitav sõnum. Ma ei saagi aru, mida see nagu siin öelda tahab, et aeg on nagu frozen, jäätunud või külmunud. Tulebki nagu läbi siin sõnum, et ma ei tea, hetkel ei ole nagu, ma ei tea, mida sa siin küsisid või mõtlesid, aga millegi jaoks ei ole nagu hetkel see õige aeg või midagi nagu on alles nagu küpsemas või midagi sellist. Ja siis on kolmas sõnum, väga huvitav sõnum, et nädala lõpus võib mingi selline oluline sündmus või asi aset leida, millal iganes sa seda videot kuulad või vaatad. Ja siis veel siin on number 5, maikuu võib olla oluline kuu kaladele. Siis siin on 55, 3 viite, väga huvitav, 5, 5, 5 ja siin tuleb 5, 1, 4 viite, 5, 5, 5, 5, et väga huvitav sõnum. Midagi number 5-ga seoses siin on kaladel nagu oluline sellel aastal ja maikuu. Ja siis veel 5 ja 1 on kokku 6, ka juunikuu, mai ja juunikuu ja 5 ja 5 on kokku 10, mai, juuni ja oktoober. Mai, juuni, oktoober võivad olla olulised kuud kalade jaoks. Vot nii, sellised sõnumid siis kaladele selleks aastaks. Aga kalad, kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See ei maksa sulle midagi, see on täiesti tasuta, see aitab lihtsalt minul selle kanaliga siin edasi toimetada, et annab mulle sellist indu ja jõudu. Aga ma tänan sind ja soovin sulle ilusat tulihobuse aastat.